Kui oled oma e-kursuse lõpetaja rollis, saad muuta ja täpsustada oma kursuse seadeid. Administreerimine, seaded. Sa saad üle vaadata ja täpsustada oma kursuse täisnime ja lühendnime. Samuti saad määrata kursuse formaadi. See võiks olla kas teemade formaat või nädalakava formaat. Valime teemade formaat. Järgmiseks saad määrata, mitu nädalat või teemat sinu kursusel kuvatakse. Ja samuti saad määrata oma kursuse kujunduse. Kujundus võiks olla tagasihoidlik, siin on erinevad värvilahendused, saad neid proovida. Mina valin e-õppe moodle. Järgmiseks on oluline vaadata, et kursuse registreerumisel oleks vaikimisi roll õpikeskkonna vaikimise seaded õppija. See tähendab, et kõik, kes kursusele registreeruvad, satuvad sinna õppija rollis. Ja viimaseks tuleb üle vaadata avatus. Kui te alles loote kursust, siis see võib olla, et see kursus ei ole õppijatele avatud. Siis õppijad ei saa veel kursusele registreeruda. Kui kursus on valmis, tuleb kindlasti määrata, et see kursus on õppijatele avatud. Muidu ei saa õppijad kursusele registreeruda. Ja soovituslik on määrata oma e-kursusele väike võtmesõna, mis on lihtne ja meeldejääv. See ei tohiks sisaldada täpitähti ja muid erimärke. Te teatate õppijale selle võtmesõna ja siis ta saab registreeruda, kui ta teab seda sõna. Te võite lubada oma kursusele külalisi, näiteks luba külalisi, kellel pole võtit, ja siis te saate lasta oma kolleegil näiteks oma kursust üle vaadata ja teha teile võib-olla vajalikke ettepanekuid. Ja te saate valida, mis keeles moodle keskkond avaneb, et mis keeles on moodli enda menüüd. Te valite siis eesti keel. Ja seejärel salvesta muudatused.